I'm a rebel and rogue and I'm always on the run. With a fire inside, I ain't ever gonna die. I'm a locked and loaded gun. When the match is striking the gasoline lights, it's only just begun. One thing I learned is you could watch it all burn, but the flame ain't ever done. Raise 'em up a little higher. You're lighters, outlaws and outsiders. Kui eelmises osas vaatasime üle mõned Grand Canyoni idapoolsed vaatekohad, siis nüüd ootab meid ees tõeline seiklus, hullumeelne matk Canyoni põhja, Colorado jõeni ja tagasi. Enne päikeseloojangut jõuame pargi lõunakaldal asuvasse Grand Canyoni külasse. See on pargi süda, siia jõuab umbes 90% kõigist külastajatest. Loomad liiguvad siin vabalt, justkui tuletades meelde, et siin valitseb loodus, mitte inimene. Tere tulemast Grand Canyonisse, see on maailma üks mõjuvamaid maastikke. Loodusime, mille Colorado jõgi on miljonite aastate jooksul kiht-kihilt vorminud. Meie ees laotub üle 400 kilomeetri pikkune kanjon, kohati on servast servani ligi 29 kilomeetrit. Ja keskmine sügavus on umbes 1,6 kilomeetrit. Isegi kui kõikide maailma jõgede vesi siia valada, jääks kanjon ikka poolenisti tühjaks. Grand Canyonit külastab igal aastal ligi 5 miljonit inimest ning siin on üle 900 kilomeetri matkaradu. See on siis meie Yavapai Lodge Grand Canyonis. Lähme vaatame siis oma uhke elamise üle. Nii, see uhke elamine siis. Narivoodid, siin võib 4 kesti olla ju. Igavesti suured. Igaühel oma voodi, see on privileeg. Indrek oli oma vana seljaga juba üles ja me ostsime poest sooja toitu, et mikruuniga soojaks teha, aga mikruun ei ole. Selle asemel on hoopis safe oli seal. Varahommikul sõidame pargibussiga South Kaibabi raja algusesse. Mina ja Alari oleme tegelikult ühe matka enne seda reisi 10 aastat tagasi teinud. Täna võtame ette täpselt sama matka. Nüüd hakkab siis meie suur matk. Jep. Oleme Kaibabi lõunakaldal siin. Kell on 6:35. Tähendab, alla näitab 3 tundi. Kui me nüüd 4 alla läheme, siis on hästi. 4 tundi ja üles näitas 4:45, jah. Ehk siis teeme 6-ga üles ja pool tundi all puhkust. 10,5 tundi on siis eesmärk, nii umbes või? Ja, et ütleme 11 kilti alla ja 15 kilti üles. Teine võimalus on muidugi eelmine 10 aastat tagasi me tegime 8,5-ga, et teeme nüüd 8 tunni. No seda ma üle teha ei taha. All pausi ei tee ja paneme kohe üles. Ausalt öeldes mul juba tulevad värinad sisse. Ja ettevalmistus on väga kõva, näiteks Karmol on 10 pudelit vett, 5 liitrit kaasas. Minul on 7 pudelit, 3,5 liitrit ja Indrekul on kõige. Mul on siis praegu 4 pudelit vett. Lähme alla Kaibabist ja tuleme üles siis Bright Angelist, jah. Ja loodame sama valges üles jõuda, siis oleme kõvad tegijad. Ja kell on 6:37, hakkab pihta, jäta meelde, 6:37. Ma vaatan korra ilmateatega üle. Meie esimesed sammud. Üks näitab 3 ja teine 9, kumb on realistlikum? Oleme siis päikese tõusul, paremat aega annab nagu tahta. Ees ootab umbes 26 kilomeetrine matk, kõrguste vahega 1,5 kilomeetrit. Laskume 11 kilomeetrit mööda South Kaibabi rada Colorado jõeni ning tõuseme 15 kilomeetrit üles mööda Bright Angeli rada. Vaata seda rada. Sellised tsinka-vonka teed siis ootavad ees. Inimesed lähevad ja meie nende järgi. Loodetavasti me väga tempos alla neile ei jää siis. Eelmine kord oli see viga, et me läksime liiga tempokalt alla ja üles minnes siis penskarid panist meist mööda, nii et seekord proovime siis targemad olla. Ma ei tea, kuidas teie, aga minul on praegu selline tunne, et mul on paremas vormis kui 10 aastat tagasi. Ja mina ütlen, et kohtume üleval 8 tunni pärast. Mina lähen. Aga see on nüüd täpselt sama koht, kus me 10 aastat tagasi alustasime. Ja minul on esimene kord. Ja. Ma ei tea sellest vormist midagi, mis Indrekul siis oli. Aga okei, siis läksime. Me üleval saime siis bussi pealt, tulime maha vanemate inimestega koos ja praegu lihtsalt mõtlesime, et anname neile väikseme edumaa, et nad tunneks ennast paremini, aga enne lõppu muidugi paneme kõigest mööda.
las praegu naudivad seal all seda Handicapi või? handicapi andsime neile, jah. Nagu arva, mis tunne on? Praegu on hea tunne, temperatuur on mõnus. Ma vaatan, et mehed on liiga hoogsalt peale näinud. See ei tõota head. Mina nagu kogenud hunt võtan rahulikult. Ilm on päris hea, kuskil 9 kraadil sooja, nii et paras. Ideaalne matkamise ilm. All olles ja üles minnes muidugi ilm pöördub totaalselt, siis on 30 kandis, nii et Karmo vähemalt juba kiitis rada, et talle meeldib, nii et see on hea. Aga kuidas sul põlved on? Praegu mul põlved on head, aga ma võtan praegu pehmed, ma ei hakka nagu praegu rapsima. Millised vaated ja ilus päikesetõus on. Paneb ahetama. Siin on see hoiatus, et ärge tehke seda, mida me tahame täna teha. See on see tulemus, mis võib juhtuda, kui inimene, loll turist läheb peale suure hooga ja see tegelikult pilt ei ole naljapilt. Siin võib kõike juhtuda. Teeme nii, et me täna seda ei tee. Eile, kui me käisime õhtul seal esimeses vaatekohas, Mother Point, siis Karmo ütles kohe ära, nägi all hästi pisikest täppi ja ütles, see ongi see jõgi, kuhu me lähme. See pole ju väga kaugel midagi. Ma ei öelnud, et see kaugel ei ole. Mõtlesin, ma näen. Indrek ütles, et ta ei näe, aga tal ongi silma nägemisega. Karmo, mul on prillid ees. Nüüd alla käies ma olen natuke targem ja käin niimoodi, sest mina vana mees enam ei jõua alla minna, sest eelkord alla jõudes oli väga raske ja valus oli põlvedel, nii et seekord võtan teise asendi. 11 kilomeetrit on vaja niimoodi käia, siis saab ehk alla. Ma arvan, ma võiks praegu alla minna niimoodi, et ma veepudelit ei ava, aga see ei ole mõistlik. See läks natuke lollus. Jah, Indrek tuletas meelt, et vette ma pole ühtegi tilka veel võtnud. Ma ei ole ka. Aga ma jõin kohvi alles. Võt see on ilus koht. Mägede kuningas. Võtsime juba dressi maha. Paras aeg särgi veel juba olla. Ilus päikesetõus. Oleme jõudnud sinna esimesse punkti. Jaa. Kohe me näeme, mis punkt see on. UA point. See esimene punkt siis. Kui tahad Canyonist väikse ettekujutuse saada, ilma pikka matka tegemata, siis siia tulles oled juba näinud rohkem kui enamik turiste. Millised vaated? Võimas. See on võimas. Meil on nüüd esimene kilomeeter läbitud ja alla on veel siis 10 veel. 10 veel. Kas oleme valmis? Praegu tundub, et oleme, aga vara hõiskame veel. See on alles algus. Isegi kaktused. Üks on saba maha visanud. Isegi siit saab ju tilgakene vett. Kuule, kas mulle tundub või keegi on siia hambad sisse löönud? Aga proovi järgi. Tilgake vett on igas taimes. Ei, vett peab jooma. Vett peab jooma. See siin on. Täitsa. Lilled kasvavad keset. Palju. See on nagu lillepoest. Lillepoest siia toodud. Ilusad vaated, jõuame kurvi peale siin. Puud kasvavad ja päike on juba parajalt tõusnud. Aga rahvast on ikkagi vähe võita. Alla minijaid on ikkagi vähe võita vist. Väga ilusad vaated. Aga mida rohkem allapoole me lähme, seda ägedamaks need mäenõlvad lähevad. Näed, jõgi on seal all. Aga sa praegu näed seda jõge seal? Praegult ma ei näe. Näe seal. Ei, praegult ma ei... Miks sa narrid? Ma nägin, et me vaatasime sellises kohas. On see kondor või tuvi? Kondor lendab siia poole. Juba jälgib meid. See on kotkas ikka. Päris suur lind ikkagi. Näe, tahab neid juba võtta. Jah. Ikka edasi, mitte sammugi tagasi, nagu ütlevad klassikud. Ühed tulevad jooksuga, mis mööda. Üleval näeme. Siukse tempoga me arvan, et teeme uue maailmarekordi. Aga võib-olla nad teevadki maailmarekordi. Anname neile väike edu. Nad ei tea, et me pärast läheme neist mööda. Neil on ikka väga kõva tempo. Sellise tempoga ma veaksin võib-olla, ma ei tea, väga vähe vastu. Alla mägedesse. Täna saab ilusad punased tossud, punased püksid alt. On tunda, et päike hakkab võtma. Hakkab varsti täiega praadima. Alla on kuskil 30 kraadi. Lõunapaiku. Kas te vett olete joonud ikka? Mitu lonksu sa oled võtnud? 2 lonksu olen mina võtnud. No nii sa küll alla ja sellele mäe tipule me läheme järjest lähemale. Aga minna on sinna kõvasti. Ja päike hakkab praadima. Järgmine punkt paistab. Seal peaks olema siis WC ja veevõtupunkt. Loodetavasti on kraanid lahti.
kuidas rada on, kas on liiga tolmune või? tolmune küll, aga väga veel ei ole. Natuke on jalad punased. Minu jaoks on ikka väga tolmune. Aga mina olen nagu see loll inimene, kes pani põhimõtteliselt võib öelda hallid viigipüksid jalga ja näed, et need on täitsa punased juba siit alt. Indrek tuli teatririietega siis matkale. Ja. No palju õnne sulle. Ja jõuame nüüd järgmisesse punkti. Siin peaks olema ka veevõtupunkt, loodame. Kas on? Ei, siin ei ole sul siin mingit punkti. Cedar Reeds. Järgmine punkt siin. Siin on WC, no water, no drinking. Paneme siis päikesekreemi peale, sest siin läheb praadimiseks varsti. Et võtame nüüd ikkagi Eesti kreemi välja, ega me ei hakka mingit Ameerika oma kasutama. Ja siis on vaja leida paat ja edasi panna. Jaa. Määrimeid. Solar. Ma arvan, et see on Eesti oma. Näe, ongi Orto. 15 Orto. Vaatame, kas Orto aitab meil täna ellu jääda. Väike paus ja siis lähme oma radamööda alla edasi. Minna on siin veel kõvasti. Tee on ikka päris libe. Väga hooga ei saa minna. Me siin juba mitu korda oleme komistanud. Mis asja? Me oleme alles tund aega käinud. 7.40 ja 6.37 alustasime. Oi jummal, see on alles algus. Võimsad vaated ja milline vaikus. Jumalik vaikus. Hing puhkab kohe. Ei mingit müra, ei mingit kära. Nii Karmo, kuidas on? Praegu on meil okei täitsa. Alla on ikka lihtsam. Pane koker pallitades veer alla. 5 tundi või 6 tundi üles, see saab olema vatsumus päikse käes, lagi pähe. Ja, see on see grande finaale meil. Väga huvitavat värvi orav. Sükene roheline. Täitsa lõpp. Tule siia. Indrek tuleb tasapisi. Oma arust andsin teile väikse handicapi, aga tulin, mis ma tulin, aga järgi teile jõudnud, nii et... Tule. Pärast kapat meist mööda. Praegu käib siis fotosessioon. Üks mees on ikka päris serva peal. Ikka väga ohtlik. Väga ohtlik ikka. Indrek on ikka püsti hulluks läinud, seisab mäenõlval. Ja käsib ainult ennast pildistada. Me ei jõua ju niimoodi kuskile. Tahab ainult pilti kogu aeg saada. Ainult poseerib. Karmo võttis vee välja juba. Aga kurat, ma olengi. 250 milliliitrit ära joonud. Panime tableti sisse. Joome siis elektrilüüte. Põhimõtteliselt spordijook. Täna paneme 2 tabletti ära. Indrek, kas sa oled netis? Kas siin tõesti on levi? Ma lihtsalt vaatasin, palju me oleme nüüd alla läbinud kilomeetreid. Aga kas on? Ma pakun 3. No 2,6. 2,6. 8,4 veel. No siis kõige hullem polegi, praegu veel elame. Mina olen nõus 4,5 alla minema, kuigi Google Maps näitas 3, aga no see on hulludele sportlastele. Sest eelmine kord me panime 3,5 alla ja minu põlved olid läbi ja ma oleks tegelikult ääre pealt katkestanud selle. Google näitab muidugi ilma pausideta, aga meie ju vahepeal teeme puhkepause ka. No normaalne inimene vaatab ikka vaateid ka, ega siin ei ole. Me ei tee ju sporti, me tulime ikkagi nautima vaadet. On ju, Karmo? Vaevalt me enam siia kunagi tulema. No okei, kunagi ei tea, aga pärast on jalad krampis. Iga liigutus võib tähendada Sääremäe krampi, nii nagu oli esimene reis. Nii, kas täna täidame nüüd Andrele selle maastiku ka ära? Mul on nüüd tühi pudel olemas. Paneme ikkagi Grand Canyonist selle liivadele siia. Ja see on väga hea liiv, tundub. Indrek paneb oma töökaaslasele siis Ameerika mulda. Nii, Andre, siit tuleb sinu muld otse Grand Canyonist. Tükk ikka Ameerikat kaasa. Ta ei pohku, ma nüüd tolli töötajatele vahele jään, et see on mingi kokoiin. Ja vaade on siis siuke. Ja tükk ikka Ameerikat on siis kaasas. Päris raske. Tegelikult palju raskem kui magneesium. Karmo läheb pikalt ees. Ta on kõige nooremad jalad ka ja ta on meil kõige noorem. Praegu ta veel naudib seda, aga üles tulles vist läheb raskemaks. Mida mina soovitan kõigile eestlastele, tulge siia Grand Canyonisse ja seda kohalikku vett ei ole mõtet osta. Võtke Eestist kohalik Eesti Aura kaasa. See on parim vesi, millega siin matkata. Grand Canyoni põhjas käib sellega ära. Kraanivesi, jah. Sellised vaated. Nüüd läheb ju täitsa laugeks juba. Aga allaminek ei olegi nii järsk veel. Eks ta lõpuks läheb järsemaks.
jah, ega kohalik siia väga ei tule. siia tulevad ikka need matkajad. Vaatavad ülevalt serva pealt ja meie lähme siia katlasse sisse kohe. Kell on 8.05. 1,5 tundi on käidud. Loodame, et täitsa pimeda kätte ei jää. Tempo meil on praegu 14 tunni graafik. Eks siis tuleb natuke tempot lisada. Karmo teeb tempot nüüd. Pärast sa ju lisad, kui üles hakkad minema. Siis sa lähed ju kiirema tempoga kui praegu. Tuleb natukene gaasi juurde anda, midagi ei ole teha. Matkajad tulevad meile vastu. Neil on juba suur tööpäev, hakkab selja taha jõudma. Morning. Palju sa siin paned 10 palli süsteemis? Mis see esmatunne ütleb? Minul ikkagi see on kõige lemmikum. Kuna ta on ikkagi nii suur koht. Kas tuleb 8, 9 või 10? No ma praegu panen 8. Minul on see ikkagi kindlasti 9. Ma arvan, et siin tuleb mul 10 ära. Siin Grand Canyonis kohe hing puhkab. Vaat see on puhkus. Täna on esmaspäeva hommik ja rahvast on muidugi vähe. Ainult meie ja mõned matkajad veel. UV-indeks, Indrek ütles, et 11, UV-indeks tuleb 11. Lõunaks 11, praegu vist oli Tsipora 0. Oleme jõudnud siis Skeleton Pointini. Meie 3. punkt on võetud. Skeleton Pointist edasi soovitab pargiteenistus minna üksnes siis, kui matk on 2-päevane. Nüüd kraad langes järsema poole. Peabki minema järsemaks, sest me peame jõudma Colorado jõeni, kus läheb sild üle, aga seda vaadet veel ei ole. See on veel kaugel. Kaugelt 7 mäe ja mere taga. Tempo. Mina valisin täna teise taktika. Passimistaktika. Ma üritan hästi kaval olla ja minna nüüd niimoodi alla, et ma jõuaks alla täiesti virge ja puhanuna. Et siis saaks hakata üles minema täiesti nagu oleks alles tõusnud. Oi, millised vaated. Nüüd läheb ikka päris järsuks ja täitsa serva peal, nii et siin tuleb ikka silmad lahti hoida. Ei saa jääda imetlema. Nüüd ka minu silmad seletavad seda, mida Karmo nägi eile, tal on teravama nägemine, sest ta on noorem. Ja sinna me siis lähme. Ja kui nüüd juba põhi paistab, siis ma usun, et me teeme ka selle ära. Mööda seda rada pidi peame siis minema. Siin on ikka väga libe. Nalja pole. Nii kitsa serva peal pole veel käinki. Siit alla on ikka väga järsk. Siit ikka alla minna ei taha. Siia ameeriklased tulevad tihti peale vaikust ja rahu nautima, et siin keegi ei karju. Et siin on aeg iseendale. Vahest on hea niimoodi üksinda jalutada lihtsalt ja mõelda oma mõtteid. Siukene sikt-sakk tee läheb alla siis. Läheb järjest järsemaks. Mõni mees läheb joostes alla. Ma enam isegi ei veere alla. Praegu tundub, et Alari kogu aeg kavaldab. Kogu aeg ta räägib, et süüa pole vaja, aga siis kui poodi lähme on arve kõige suurem. Portsjonid on tal kõige suuremad, kuigi ütleb, et tema ei taha süüa. Ja nüüd ta räägib, andke handicap ja ise paneb lidudes alla. Me ei näegi teda võib-olla enne, kui üles jõudes. Mäe serva peal käime siis. Mäe nukil. Enne oli punane maapind. Nüüd on hele. Siuke valgem. Hoopis teine kivim on nüüd siin. Ei olegi punane kogu aeg, nagu ma arvasin. Karmo tuleb sealt eest. Indrek on ikkagi maha jäänud. Istub kuskil ja naudib. Ei tea, kuidas ta küll täna alla jõuab, aga... Karmo, kuidas tunne on siis peale esimesi kilomeetreid? Soojaks läheb, aga mõnus, väga ilusad vaated. Kuidas sul, Indrek? No ei jõua nendele noortematele meestele enam järgi. Vanadus teeb ikkagi oma töö ja võib-olla peab minema poole pealt tagasi. Mis asja? Hulluks läinud? Ainuke võimalus oli praegu Alarit kätte saada tänu sellele, et ta jäi korra seisma, et kaadrit võtta. Muidu ma ei jõua talle kuidagi pidi järgi. Oma arvast olen mina kõige aeglasem. See maksis nüüd kätte mulle, et mina ei teinud korralikult trenni, jooksmas ei käinud. Aga mis sa plämad? Lõpus olen mina pikali maas. Pikali võid sa ju olla, aga sa oled kõige esimesena pikali. Millised vaated. Ja all Colorado jõge ei ole ikka veel näha. See on ikka väga-väga kaugel. Alari magas selle vaatekoha maha või? Mis vaate? See on, kui sa lippad niimoodi ees. Jõgi oli ammu juba mingi pool tundi tagasi näha ju. Oli ta jee? Oli küll, jah. Vaat see on, kui sa lippad ees ja ei vaata ümberringi, vaid lihtsalt jooksed alla nagu Alari.
oma noorte jalgadega praegu teeb. Nüüd ma olen kindel juba, et me jõuame pimedas üles. Ehk meil tuleb mingi 13 tundi matk. Mis sa nalja teed? Ei, see ei ole nali. Ma ei usu See on tõsine asi. See on väga tõsine Meil ei lugu. olnud eelmine kord nii kiire tempo ka. No oli ikka, oli. Ma ju sörkisin pool teed alla. Mulle need astmed ei sobi, ma lähen raja äärde, käin teist teed. Kellegi ei sobi see eriti. Need astmed on eriti valusad põlvedele. Punkt paistab juba. Väikene paus tuleb teha. Jõudsime siis järgmisse punkti Tonto East ja sealt ülevalt mägedes me siis tulime. Siin siis natukene kinnitame keha. Kas me oleme poole peal või? Allaminekul oleme ikkagi üle poole. Lõpuks ometi, väga hea. Yeah, I think she's into the get her done fun. Ma ei suuda enam seda vaadata, kuidas teised määrivad siin päiksekreemi. Ma juba vaatasin, et Karmo jääb magama. Silm läks talle looja. Tuleb väike puhkepaus teha, organism taastub ja siis läheb jälle hooga edasi. Väike puhkus on nüüd tehtud ja asusime uuesti teele. Väike kosutus sees ja jalad jälle erksad on. Nüüd hakkavad siis sellised vaated, mida ma pean Grand Canyoni oma üheks lemmikumaks, aga neid tuleb muidugi veel. See on see hästi punased mäed. Et nüüd olemegi siis, see ongi peale Tonto Easti. Ja siit ongi siis jõgi näha. 3. korral näeb. Colorado jõgi. Vaatame siis, kuhu me peame alla minema. Ei olegi nagu palju minna, aga tegelikult on väga pikk rännak veel ees. Siin on siis kohustuslik pildistamise koht, sest need on kõige unikaalsemad vaated, mida nagu ülevalt ei näe. Vaatate ei livise. Väike vari, jah. Väike varjuline koht siis. Jõgi ei ole enam kaugel. Saime siis natukene isegi päiksevarju ja praegu on päris hea käia ju. Et praegu nagu ei tohi küll kurta. Päikse käes oli 32 kraadi juba. Kepsleme nagu noored varsad siin rajal. Ei ole hullu midagi. Ma tahaks olla samas vormis kui 10 aastat tagasi. Muud ma ei tahagi. See ei olegi väga võimatu, sest nüüd me tegime trenni rohkem ja oleme natuke rohkem ettevalmistatud. Ma ütlen teile, poisid, see on selfie koht. See on jah, ilus koht praegu. Siit minema ei saa. Sellised vaated siis. Siin ei oskagi mõelda, kuhu poole vaadata. Igal pool on ilus. Võid pildistada sinnapoole, võid teha sinnapoole ja ka sinnapoole ja kõik tulevad parimad kaadrid. Võimsad vaated, pole midagi öelda. Loodus on ikka võimas. Karmo ootab närviliselt ja müts on ka tal viltu peas. Siin on siis näha Colorado jõgi. Silda on ka näha ja tunnel, mis me läbi läheme. 2 silda. Mõlemad sillad, jah. Sealt me läheme praegu üle sellest sillast läbi väikse tunneli ja all siis puhkame seal ja siis läheme üle selle raudsilla, hakkame üles mägedesse minema. Nii et lõpp paistab, kas võtame selle lõpu ära või läheme üles tagasi? Ma ei tea, ma veel mõtlen. No mõtle ruttu. Ma mõtlen. Ja nüüd on sama hästi kui nohu jäänud. Lähme. Pole ju valikut. Alari hakkab maha jääma. Ma ei tea, kas tal on mingi taktika jälle. No Karmo, oled täitsa serva peal. Indrek ka. Vaated on jälle fantastilised. Peame jälle kordama oma sõnu kohe. No pole enam palju jäänud. Jõgi juba paistab. Kas teil jalad on? Päris väsinud juba. Ütleme nii, et üles ei tahaks minna. Sild paistab siit siis. No see nagu kiviga visata. Ei ole ju palju jäänud. Paar tõmmet ja all. Kahju, et varastada ei saa. Kuule, vaadake nüüd üles. Päris kõrged tipud on ära võetud ja tuleb uuesti võtta. Neil tulevad vastu muulad. Neil on mingi kaup on peale laetud. Peavad üles. Arvatavasti alt laagrist võtsid midagi peale. Et kauboi ikka paneb korralikult riidesse ennast. Et see ei ole nagu meil mingi T-särgiga paned siin ringi ja lühkaritega. Aga miskipärast muulad puhkasid päikese käes, et oleks võinud ju varjus olla, et sild paistab, ma ei tea, käime, lähemale ei jõua, siuke tõne nagu sild ujuks eest ära. Ja kui 4 tunniga sinna jõuame, jah. We have no mountains in Estonia. Almost flat. Oh, really? Yeah. We have such a small country. We went first Yosemite. Oh my God. Then Kings and Sequoia, then Zion and Bryce, and yesterday Antelope Canyon. Horrible.
What hike did you do in Zion? We didn't get Angel's Landing, so we went only Scouts Lookout and then river walk and then free pools also. Wow. You have been doing a lot of hiking. I think it's 10 of 10. Maybe Yosemite was 9.5 then. And next Las Vegas, 3 days. And win some money. Yes. Probably not. Maybe lose some. Sild on juba päris lähedal. No ei ole enam palju minna, ei ole. Võite vabalt ujuma minna, nemad lähevad ka. Et seal, kus rahvas on, seal ei ole mingit ohtu. Mina lähen raudselt vette jalgupidi vähemalt. Vaatan. Et nad imestasid, et me ei lähe ujuma. Ja kohe jõuame silla peale. Tunnelis saame natuke jahutada ka. Colorado jõgi ootab meid. Inimesed juba lähevad ujuma. Oi, ma tahan sinna sisse minna. Ma lähen. Ja olemegi tunnelis. Indrek on võtnud nüüd juhi positsiooni üle. Juba sa oled oma taktikaga tuled. Indrekul on taktika juba väga hea. Tunnelis ta puhkab siin, et saaks kauem olla. Kuulge, siin küll 25 ei ole. Ma näen tunneli lõpus valgust. Üks etapp on läbitud siis. Kõige raskem osa Alari jaoks on läbitud, üles võib nüüd joostes minna. 11 kilomeetrit alla on ära tuldud. Et see on nagu väike töövõit, aga üles minekut ma ei taha mõeldagi. See hakkab meie kõige lihtsam osa Lauget, kilomeeter kuni 2. Colorado jõgi siis. Ja lähme ujuma. Või enam mitte ujuma, aga lähme lihtsalt jalgupidi vette vaata. Kuna meil pole ujukuid kaasas. Ongi liivarand. Enne seda küll ei olnud. Jõe peale tahaks küll olla praegu. See on ju nagu superrand praegu näeb välja. Oleme siis Bright Angelisse jõudnud. Rand on siin sama surga taga. Karmo on varjus, mida väga naljalt ei leia. Aga vesi kutsub. Siin pole muud kui vette. Siin ei ole rohkem variante. Kuidas on? Colorado juttu ujumine. Mõnus. Tule ka. Kui keegi tahab all ööbida, on 2 varianti. Phantom Ranch ühistoa voodikoht loteriiga või Bright Angeli telkimisala vajaliku loaga. Kuidas on? Kas lähed vette? Uikureid ei ole. Ja rätikid ka. Meil on siis väike söögipaus siin. Leidsime varjulise koha Colorado jüesängis. Ja mis me tulime siis 4 tundi tulime alla või? 4 tundi sillani ja eelmine kord tulime 3,5. Kuidas me ikkagi nii kiiresti võtsime? Võtsime jumala rahulikult ju. Täitsa hea tempo, õige tempo valisime ära. Täitsa müstika. Me otsime energiat ja nüüd oleme puhand peaga saab ilusti üles minna. Ja nüüd tangime, võtame vett ja sööme ja... Praegu oli meil nagu eilne päev umbes jah, siuke ladna. Ja nüüd hakkab alles nüüd see päris matk. Nüüd hakkab siis uus level, kus hakkame kõvasti vett jooma. Saab olema kõrgele ronimine nüüd. Orienteerivalt 6 tundi üles matka. Võtame siis vett. Ma paneme uuesti kõik pudelid täis ja... Soojendustressid on maha võetud. Hakkame siis üles kõndima. Ja liigume siin päikse käes nüüd. Mis meie prognoos on? 6 tundi. Päike lõõmab, õhk ei liigu, 35 kraadi on sooja. Ja kott on okkaid täis. Ja Indrek võttis okkaid kaasa siit alt. Üritan kaktuse okkaid kätte saada. Kogu aeg torgib igalt poolt. Päike võtab ikka hullu moodi. 10 aastat tagasi, kui me startisime hommikul kell 8, jõudsime alla kell 11, tegime pool tundi siin pausi. 11:30 hakkasime täpselt siit samast kohast minema, kus praegu on jälle täpselt 11:30. Ja siis lõpetasime 4:30 vaatama, mis kell nüüd. No pigem ikka hiljem. Siin on siis muurade elukoht, kus nad siis peatavad väikesed katusalused. Ikkagi suht päikese käes. Ületame siis teist korda Colorado silda. Colorado jõge. Siit läheb siis tee ülesse tagasi Bright Angelisse. Mõned poolt päris hea vaade alla. Me teeme siis Bright Angel. Me ei taha lühikest teed või? Nähtud. See on liiga järsk. Praegu on hea minna, on vari. See on praegu täielik õnnistus praegu. Alguse kohta pole hullu. Vaata ikka vahepeal. Alguse kohta pole hullu. Liivane rada. Ma loodan, et see pikalt ei lähe. Liiva sees on raske käia. Võtab ikka läbi. Üks pudel on juba läinud selle väikse maa peal. Vett hakkab rohkem minema. Mida te joote, poisid? Ma ei tea, üks mees võttis ainult 3 pudelit kaasa.
aga noh, joogipunkt tuleb veel. ütles, et nõrgad võtavad vett kas kaasa. saan 2-ga nüüd hakkama? aga õnneks mina tundsin, et ma võin võtta. Mul on tunne, et siin võib saada pigem enne päiksepiiste, kui sul siin jõud lõppab. vaata, seekord on teine probleem. Jah. eelmine kord sa seda päikest ei pannud tähelegi. Ma tunnen, ma olen peast soe juba. Indrek vaatas oma kompassi kraadi pealt, et 40 kraadi on praegu päikse käes. Oh. Mis siis õhtul sööme? Steigi? Oleks mingi hea seaprae. Oi, kus see oleks? Mingi barbecue ribi näiteks. Tender steak, mingi siuke hästi mahlane. Jõuaks juba üles, läheks sööma. ma arvan, et ma võtaks seekord salatit. Kuule, aga lähme jooksuga. Lähme jooksuga saab. ma olen nii väsinud sellest. Coca-Cola võtaks ka. Oo, millised vaated. Võimsad vaated. Praegu tahaks olla Colorado jões. Oi, kuidas tahaks. paadis ka kergem pole. Ei, ma tahaks seal jões olla, mitte paadis. Hüppaks praegu alla, saaks hea kaadri. Jah, elukaader. Pidime üles ronima, aga lähme alla. Kas me nii üldse üles täna jõuamegi? Ronime, sest on asi kaugel. Kas nüüd võtame õige suuna? Õige suund on päikese poole. Vastu päikest ikka. Kassime siis oma nokamütsid veesest läbi. Korraks lõi pea selgeks. Hakkaski juba pea uimaseks minema. Nüüd siis võtsime suuna Colorado jõelt mägede poole. Ja ma ei tea, hakkame vaikselt ronimas. See peaks olema vist rohutirtsude hääl või mis see on? elektriliini siin ei ole igal juhul. Kuulete, jah? jaa. Käid sa lõppu, sa oled. Uskumat, ma ei tea, mitu 100 000 rohutirtsu siin oli praegu. Avastasin, mul on tasku sente täis. palju? Lootsin, et ostan all jäätist, aga ei ole. Sendid jäävad jälle tasku. Pea seda koormat ainult ülesse. Siukene tee siis läheb. Üks polegi enam tee, on kiviklibu. ma annaksime sulle vett, Indrek. ma muretsen, ma tassisin rohkem vett kaasas, et sulle anda. Ega meil endal pole vaja. Lausi. Varjus on hea olla, On. aga see kuumus jah. Kuumus võtab peast soojaks. Õhku üldse ei ole. Aga alla ka ei anna. Enam ei jõua eriti rääkida. Minu taktika on see, et järgmises punktis ma võtan nüüd elektrolüüdid sisse, et saaks viimase 10 kilomeetrit väikse energialapsi. mina ka võtan sisse. Täitsa läbi. tõuseme selleks, et langeda jälle uuesti või? Ma loodan, et mitte. Ujumma. veel 5 tundi Jaa, kuskil. see on alles matka algus. matka algusest. Aega nautige lauget. Nauti. naudime siin neid mägesid. Ma ju ei tea, mis mind ees ootas, aga see soe. Yosemitis ei olnud nii soe. Kuidas tunne praegu on? Varjud päästavad. Jaksame veel või? Kui varju poleks pikali juba. Ma arvan, mingi paar kilomeetrit oleme alt juba tulnud ja 10-12 veel, jah? 13 peaks veel. 13. Vaat see on meie puhkus. naudin. Aine. vaatad. Vaat see on meie, siin looduse keskel. midagi ürksab. see on meie puhkus. Niimoodi tuleb puhata. Nii et keel vestil ja ja ühtegi töömõtet ei ole peas või? ei ole. noh, jah, sa ei jaksa mõelda mingi tööasjade pealt. ei ole sul kodumuresid praegu mõelda, et vaja kodus koristada või süüa teha? Vaated on võimsad. Aga ärge meid vaadake. Me oleme küpsed. Ja kui palju sul vett on? Härra. Pudelit on jäänud järgmise kohani. Ma jõin liitri ja selle poole ära. Ja minna on sinna veepunktini. Paar miili tõotas minu. Ja ära nüüd siis ära juua. Vaatad on võimsad, aga võhma ei ole. Viimane vesi. Ega vett palju järgi ei ole, jah. Oi, millised vaated. Millised vaated. Nüüd on mõnus koht. Väike tuuleke tuli praegu mulle. Vesi. Võtke rohkem vett. Vanad taga
10 eurot külma pudeli korraliku vee eest. Ja või Coca-Cola eest ka tegelikult. no kui sa oled kõrbes, Külm, aga see peab olema külm. aga kui sa oled kõrbes, sul on viimased hingamised, siis Annaks kõik oma maise vara ära. ma annaks ka, jah. Sealt me tulime. Ja sinna me lähme. Lõpp on ei tea kus. Ega siia treenimata küll ei tasu tulla. Mingisugune ettevalmistus peab olema, on ju. väike jah. Päris nullist tulla diivani pealt, ütleme, kes üldse mingit trenni ei tee. See on ikka väga suur risk tegelikult. No, olnud pikalt aega, et tulla üles. Järgmine kord teab, et tuleb teha ka seda, et saunas trenni. Oleme saunas ja siis kõnnime trepist üles alla. Leiliruumist tuleb Jah, teha, samme. sest see treening on meil täitsa vale. Jah. Eesti kliima on ikka nii ka külm. Oh jah, see kuumus tapab. Oi. Siin on niisugune rohelust rohkem natuke. Kas tõesti vesi? Kastame mütsid märjaks. Seda võib nimetada kastmisalaks siin meil. Võtab läbi. Võtab võimalu. Ma tunnen, et mu nägu põleb sellest. Olen vist päikse põletuses. Nägu on punane küll sul. Väga vaheldusrikas teekond. Varjust tuleb kohe energia tagasi. 10 ei ole ju midagi. Jaa, jah. Ongi kohe nagu hakkas lõpetama. Varjus on täitsa hea, on ju. Võiks kohe sporti juba teha varjus. Mulle tundub, et me liigume üles poole. No see on hea. See on hea, jah. Siis on vähemalt oleme õigel teel. Et selle kose all tahaks praegu olla. Et alla minnes oli hoopis teine pilt ja üles tulles on hoopis teine, nagu oleks 2 täiesti erinevat kohta. Kuigi me oleme Grand Canyonis, üks ja seesama park. Kas teeme väikse jooksu või? Jaa, davai. Teeme väikse jooksu. Jookseme praegu. Jookseme. Ai, ei jõua. Rohelust on küll rohkem siin. Jõe kaldal selle pärast. Loodame, et varsti on siis veevõtupunkt, see väike laager. Loodetavasti enam pikalt ei ole minna. Selle kohta ütleks puu keset kõrbe. See on nagu õnnistus. Hakkame jõudma veevõtu kohta. See on hästi rohelises kohas ja no see on roheline koht. Siin see peab kuskil olema. These last few are going to be tough. How are you guys feeling? Do you want blizzard wine? On tõesti hea vesi. Ta ainult ei ole külmem, ta on ka maitsvam. 7,5 kilomeetrit veel, pool tõusu on tehtud. Ja ei olegi kõige hullem, jah. Päike läks nagu vähemaks. Kohe mõnus. Tead, ma tahaks siia magama jääda. Päris hea, jah. Aga mul ongi seda vaja praegu. Indrek, mina prognoosin, et me jõuame kell 6 ülesse, mis sa pakud? Küll ikka mõtleb nüüd. 5:30 ma ütlen, oleme üleval ja enne pimedat oleme juba hotellitoas. Oleme üleval või? Jaa. Moodi. Kus see peatud? Jaa, sest eelmine kord 10 aastat tagasi 4:30 jõudsime üle. Nüüd me oleme ennast tankinud. Kott on pudeli vett täis ja 5 kilomeetri pärast on siis uus veevõtupunkt. Kuskil sinna tippu ma peame minema, aga kuhu ma ei tea, pole õrna aimu. Kahju, et neid pilvi, mis lubati täna ei olnud. Ei jaksa rääkida. Sellised mäed on meil siis ees. Saaks otse õle, olekski kohale. Me saime varju. See on nagu õnnistus. Lõi eluvaimu sisse. Eestis elad, mõtled, et saaks ainult päikest näeks. Ja kui sa oled Canyonis, siis mõtled, et saaks ainult varju, päiksevarju. Pole isu, täna ei söö. Karvo pole üldse isu või? Jaa. Mis asja see on? Ei, see on tõsi, praegult ei ole isu. Karvo, Sõime just ju viinerid ju. Karvo, meil see on kõige parem isuga. Mis nüüd siis juhtus? Ei, nii ei saa. Me käime varjust varju ja vari paistab, see meid päästab. Kui oleks lagedad päikse ajal. Väsimus on peal, sest need pulsi järgi näha. Aga nüüd me ei tee trenni. Ja tunda on kohe. Trenni tuleb teha. Te olete juba korra teinud ju. Nüüd on iseloomu teil. Siis ma ütlesin küll, et lollib peast enam küll ei tee, aga ees ootab järg tõus. 5 kilomeetrit veel. Umbes. Ei ole ju nii palju enam. Nii palju ei ole. Kuidas ei ole? Vaatad on muidugi ilusad.
aga me ei jõua seda nautida enam. Me ei jõua nautida seda. Ma püüan ikkagi vahepeal nautida ja vaadata. Kuule, ma ei jaksa naerda enam. Ära tee nalja. Ma ei jaksa räägin naerda. lihtsalt seda, et kui me üles lähme ja buss on parajasti ära läinud, siis me saame mööda seda äärt mööda, seda lauget rada 5 kilti auto. Kuule, ma komistan sinu pärast, ma ei jaksa naerda. Siis homme saame vara Las Vegasesse shoppama. Kuule, ma ei jaksa naerda. Ma ei jaksa naerda enam. Kuuleme rongi häält. Tipp ei ole siis väga kaugel enam. Viimased rasked 4 kilomeetrit on veel ees. Siiamaani on õnneks kõik hästi. Ja ma arvan, et teeme ilusti lõpuni ära. 5:30 peame olema seal, muidu ma ei võida. Ja Karmo on meil kõige nobedam, ta oli vahepeal tegi siin spurti. No ta on kõige noorem ka. Ta peabki. Aitäh. No räägi, Indrek, mis sa täna kõik valesti oled teinud? Esiteks mõtlesin, et 1,5 liitriga tõmban üles veevõtupunkti. See oli viga. Toidu unustasin koju, hotelli. Nüüd mul on üks pikk vorst, mida ma sain järada varsti. Karmo päästis elu ühe korra viineritega ja Alari veega. Nii et ma olen tänulik. Muidu ma ei jõuakski üles. Kas jalad hakkavad krampi minema kergelt? Ei hakka. Väga hull ei ole. Krampe küll. Jalgadel ei ole ta midagi. Ma on vähe. No tähendab, jalad on väsinud lihtsalt. Väsinud jah, aga sõukas krampi ei ole, nii magneesiumist on ikkagi tolk. Ja need varjupausid on nagu ära päästnud. Kui varje poleks ja neid pause poleks, ega siis... On saanud ikkagi õigel ajal vett ja saanud sellest õige joogiga ka endale kõik. Kui ma oleks praegu sööma, siis ma hakkaks söökima, praegu hakkab nii vastu. Sellist pingutust annab ette köötada. Kilomeetrit ikkagi tõudnud ja kokku 25 või 26. 26 tuleb. Mis sa sööd? Praegu leidsin näed sellise teriyaki vorsti 100% beef. Ma kuulen, aga ma ei näe sind. 12 grammi proteiini. Ma arvan, kui ma selle nüüd sisse tõmban, siis ma panen ühe liduga üles. Kilomeetrid. See Grand Canyon, see on köki-möki. Jaksate veel? Ma ei, oota, kui neid astmeid ei oleks, ma liduksid praegu. Meil on väike trenn jäänud kuskil 3,3 kilomeetrit. Naudime neid vaatajaid veel, mis antud on. Õige tõus on veel ees. Viimased 3 kilomeetrit. Maybe. Yeah, you got the camera. You got the camera. Pistol, pull that out. Yeah. Thanks. Oh no. We're not bothering them. Hirved ka siin. Jah, parem neid vähe segada. Viimased 3 kilomeetrit üles siis. Tund aega veel umbes. 10,5 tundi peaks tulema kokku. Indrek, kuhu sa kiirustad? Kas sa tahad uut rekordit teha? Mul enam palju jäänud. Näe, sinna tuleb ronida. Lõppu ei tule ega tule. Jääbki käima. Hullumeelsus. Seal all orus me olime siis täitsa põhjas. Ja nüüd hakkame vaikselt tippu jõudma. Palju pole enam jäänud. Lõpp paistab, 1,2 veel. Peaaegu kohal. Kas tõesti lõpp paistab? Uskumata. Jõudsin üles siis kell 5. Ja polegi kõige hullem. Eelmine kord oli ikka raske. Tehtud! Väga tubli! Kuidas tunne on? Oli hea. Oli mõnus? Oli. Hullumeelne matk on lõpusirgel. Võimas. See oli võimas. Viimased meetrid ja kohal. 50 meetrit on jäänud. Kuidas tunne on? Väga hea. Tundsid, kuidas trennist oli abi? Jaa. Super! Oligi lõpus oli päike väljas ja Väga super! mõnus tehtud. Ja oligi päike väljas. Jaa, aga nüüd päikest oli õnneks ainult väike riba. Ja. Nii et lõpus oli ikkagi jahedas käisime. Ja ongi tehtud. See varjus oli. See oli nagu muuseas. Ja igaüks pani oma tempoga, Indrek lidus ülesse. Ega sa rohkem pause ei teinud vist, jah? Ei. Ei teinud, jah? Kas nüüd lähme bussi peale või teeme 5 kilomeetrit jala autoni? Bussi peale. Palju me siis tegime? Ütleme niimoodi, et Alari, sa tegid ära täpselt 10,5 tundi. 10,5 tundi, oh yeah! Hommikul kell 6.37 alustasime ja 5.07 olid üleval.
ja tegelikult oli ikka kõvasti kergem kui eelmine kord, on ju? jalad krampi ei löönud. 10 aasta pärast me teeme selle veel kiiremini. Nii et palju Grand Canyonile panete nüüd? Kas tuleb 10 või tuleb ikkagi vähem? Ikka Price oli parem või? See oleneb, mida võrrelda. Ma ei, see ikkagi meeldib mul rohkem. Saion on minul teine ikkagi. Et see rada on siis võetud. Viimases osas vaatame veel Grand Canyonis ringi nagu turistid ja siis juba Las Vegasesse. Peale suurt Grand Canyoni matka Alari jookseb, nagu poleks mitte midagi viga. Karmo, viimased meetrid. Tule. Näed, nagu pole midagi. Super.